No nii, nüüd on minul ära kootud parempidi, nii palju kui vaja oli. See on siis, tööpikkus on 17 sentimeetrit, ilusti, just nii nagu vaja. Ja nüüd siis tuleb hakata kahandama. Kõigepealt silmuse märkijad panna ja siis kahandama hakata. Kui sul siiamaani olid kasutusel ringvardad, siis nüüd on aeg võtta kasutusele sukavardad, sest me hakkame kokku võtma ja enam ei mahu lihtsalt, ühesõnaga ei saa ringvardadega kududa, töö läheb väikseks. Ja nii väikseid ringvardaid lihtsalt ei olegi olemas. Nüüd on vaja võtta siis või silmuse märkija paigutada iga 9. ja 10. silma vahele. Ma ei saa aru, mis sama mul siis nüüd nii toimub. Iga 9. ja 10. silma vahele. See tähendab, et loen siit 2, 4, 6, 8, 9 ja siia vahele panen silmuse märkija niimoodi. No. Niiviisi. Nüüd loen 2, 4, 6, 8, 9. See jääb ilusti siia vahekohta. Mul ei ole nii palju silmuse märkijaid kui vaja. Need on mul mööda ilma laiali, ma ei leia ülesse. Kasutan aagnõelasid. Panen siia peale 9. aagnõela või silmuse märkija. Nüüd loen jälle 2, 4, 6, 8, 9. Siia panen silmuse märkija. Nii 9. ja 10. Nüüd loen 2, 4, 6, 8, 9. Siia panen silmuse märkija. Nii, 10. Nüüd loen jälle 2, seda 10. ma ei loe. 2, 4, 6, 8, 9. Siia panen silmuse märkija. See on selline mul. Siia selle silmuse märkija. See oli 10. siis 2, 4, 6, 8, 9. Siia panen. Siia panen silmuse märkija. Nii. See oli siis 10. Ja nüüd jälle loen siit 2, 4, 6, 8, 9. Ja siia panen silmuse märkija. Ja siin peaks olema siis nüüd 9. 8, 9. Ja siia panen silmuse märkija ehk akna.
4, 6, 8, 9, kõik sobib. nii, ja nüüd sellel ringil, mis tuleb, pean ma võtma kokku iga silmuse märkija tagant ühe silma. nii, see tähendab siis seda, esimene silm siit, esimese silma tõstan kudumata ära, järgmise koon parempidi kokku või parempidi ja nüüd tõstan eelmise kudumata silma siit üle. nüüd koon kuni silmuse märkijani parempidi. kõik silmad ära. nii, silmuse märkija, siis peale silmuse märkijat esimese silma tõstan kudumata ära, järgmise koon läbi ja kudumata silma tõstan siit üle. see on just nii, nagu ma näitasin seal ääre lõpetamiselgi. nüüd koon jälle silmuse märkijani kõik silmad parempidi. nii, siin on silmuse märkija. esimese silma tõstan kudumata ära, järgmise koon parempidi läbi ja kudumata silmuse tõstan sellest üle. nüüd koon jälle kuni silmuse märkijani kõik silmad parempidi. nii, peale silmuse märkijat esimese tõstan kudumata, järgmise koon läbi ja kudumata silmuse tõstan sellest üle. ja nii jälle parempidi kudumine kuni silmuse märkijani. nii, peale silmuse märkijat esimese silma tõstan kudumata, järgmise koon parempidi läbi, pingutan ka seda ja selle tõstan siit üle, kudumata silmuse tõstan sellest üle. nüüd koon jälle kuni silmuse märkijani. nii. nüüd peale silmuse märkijat esimese tõstan kudumata ära, järgmise koon läbi ja tõstan kudumata silmuse sellest üle. jälle siin oli silmuse märkija. esimese tõstan kudumata ära, järgmise koon läbi, kudumata silmuse tõstan siit üle, pingutan seda ka. nüüd koon jälle silmuse märkijani. esimese tõstan kudumata ära peale silmuse märkijat, järgmise koon läbi ja kudumata silma tõstan sellest üle ja pingutan natuke. ja jälle parempidi silmad. nii, sellega on mul üks ring nüüd kootud. siin on see saba, see näitab mulle, et üks ring on kootud ja siin on juba kokkuvõtmine tehtud. nüüd järgmise ringi koon ainult parempidiste silmadega, kõik silmad läbi.
ja nii teen kokku siis 3 korda, võtan nüüd koon parempidi kõik, siis võtan jälle kokku peale iga silmuse märkijat ühe silma, siis koon parempidi ja siis võtan jälle kokku. Nii et nüüd tuleb 3 rida siis kokkuvõtmist ja vahepeal 3 silm ja siis ka 3 parempidist kudumist. Esimest ikka pingutada, teist ka ja lihtsalt koon parempidi kõik silmad läbi. Et 8 silma oleme kokku võtnud, kui mul oli ringil oli 80 silma, siis nüüd on järgi 72. Peaks olema 18 silma vardel, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 täpselt. Nõnnaks. Mul on nüüd siin kootud kokku 6 rida, sellest 3 real võtsin kokku ja 3 rida kudusin parempidi. Viimane rida, mis ma kudusin, oli siis parempidi rida. Ja nüüd teen täpselt seda sama, aga igal real võtan ühe silma kokku. Ei koo enam parempidist rida eraldi, vaid igal real võtan ühe silma kokku. Võid tõsta need silmuse märkijad üles poole, aga no siin on hästi näha, kus on kokku võetud või loed neid silmasid seal vahel. Et ei ole vaja silmuse märkijat üles poole tõsta, aga võib, nii on lihtsam teha. Niiviisi, kus see rida mul algab, saba on siin. Siin hakkab, lõng on ka siin ja. Nii et nüüd võtan igal real peale silmuse märkijat ühe silma kokku selliselt, et parempidi esimese silma tõstan ära kudumata, teise koon parempidi ja siis tõstan kudumata silma parempidises silmas kootud üle. Niimoodi, üks silm kokku võetud ja niimoodi siis iga silmuse märkija järel 3 korda, 3 rida järjesti. 2, 3, 4, 5, 6 silma kudusin. Nüüd tõstan siin esimese ära, järgmise koon läbi ja selle tõstan üle. Ja niimoodi tuleb teha siis 3 rida, igal real võtan kokku. Ringi peal siis 8 silma tuleb kokku võtta. Ja iga kord, kui kokku võtan, siis pingutan seda lõnga, et ei jääks sinna suurt vahet. Nii, siin on, tõstan üle. Kudusin ära, nüüd tõstan kudumata silma sellest üle ja nii edasi. Ja nii 3 ringi. Nii 3 rida on nüüd jälle kootud, nii et igal real siis võtsin kokku 8 silma. Siis on 24 silma on jälle kokku võetud ja vardal on alles siis 2, 4, 6, 8 silma on vardal alles. Nüüd koon selliselt, et võtan kõik silmad 2 kaupa kokku. See tähendab nii seda, et esimese tõstan üle, järgmise koon ära, selle tõstan üle, pingutan, jälle selle tõstan üle, selle võtan kokku ja pingutan.
selle tõstan üle, selle võtan kokku ja pingutan, tõstan ära, võtan kokku ja pingutan. Ja niimoodi tuleb kududa neid ringe just nii palju, et igale vardale jääb ainult 2 silma. Kokku 8 silma ringi peale jääb. Kokku, üle ja nii. Praegu jääb mul 4 silma ühele vardale. Pean ühe ringi veel niimoodi tegema. Kogu aeg võtan neid kahekaupa kokku. Ja kogu aeg kokkuvõtmisel pingutan lõnga. Siin võib nüüd neid vardeid vähemaks ka võtta. See on siis sedasi, et selle võtan kokku, pingutan ära, võtan kokku, pingutan ära, nüüd ei võta, selle varda viskan kõrvale, võtan kokku, nii, võtan kokku, niiviisi. Nüüd on nii, et selle võtan kokku, siin tuleb nüüd hästi kõvasti pingutada, sest ma võtsin vardaid vähemaks, et siin see tuleb nüüd hästi joolekalt ära pingutada siit kokku niimoodi. Muidugi võib ka 4 vardaga edasi teha, ega ei pea neid vardaid vähemaks jätta. Aga mina olen harjunud. Ja selle võtan kokku ja jälle pingutan. Nii. Võtan kokku. Kõvasti pingutan siin ja võtan jälle kokku. Nii. Ja nüüd mul ongi alles siis 8 silma. Kui 8 silma on alles, siis tuleb lõng katki teha. Huvitav küll. Nii oma kääre. Lõnga katki. Issand, kui ei tõmba küll. Niiviisi. Teen selle lõnga siit niimoodi katki. Niimoodi. Panen ta nõela taha. Selle lõngajupi, mis siia jäi. Ega väike silm. Niiviisi ja suure silmaga nõela oleks siia vaja. Niiviisi. Ja nüüd teen lihtsalt niimoodi, et see sama lõng, mis siin on, selle panen silma alt läbi, tõmban silma siia lõnga peale. 2 esimesel vardal.
nii. Tõmban lõnga siit nendest läbi. Need silmad ka siia nõela peale. Tõmban nõela siit silmadest läbi. Ja siin samamoodi silmad nõela peale. Tõmban läbi, pingutan. Siis viin siit keskelt nõela mütsi pahemale poolele. Pingutan veel hästi tugevasti, seda kinni. Nüüd otsin siit, niiviisi panen seda siit läbi ja teen niimoodi silma siia aasast panen nõela läbi, kinnitan selle lõnga tugevasti siia, et ta lahti ei lähe ja hargnema ei hakka ja võib teist korda veel selle sellise silma teha samasse kohta, aga natukene kõrvale. Nii. Jälle siin on see aas, panen selle nõela tagant ette aasast läbi ja tõmban kokku. Ja nüüd, kus siin need pahempidised kudumise aasad on, nendest panen selle lõnga läbi, peidan otsa ära ühesõnaga. Sedasi. Ja siit kuskilt tuleme niimoodi tagasi. Nii. Venitan. Ja lõikan selle lõngajupi ära. Nii. See on nüüd tehtud. Ja samamoodi tuleb siis see lõnga ots ära peita. Ma ei tea, kus mul need head suure silmaga nõelad kõik kadunud on. Nende siit läbi, viin ta töö pahemale poole. Niiviisi. Mina teen alati talle ühe sõlme peale. Vaatad niimoodi. Ja siis panen siit aasadest ta niimoodi pahempidi need üleval pool, mis on need aasad, nendest lihtsalt läbi. See on lõnga otsa peitmine. Nii, venitan ja lõikan ta siit lähedalt, mitte päris lähedalt niimoodi läbi ja peidan ära. No nii, nüüd tuleb need silmuse märkijad kõik ära võtta. Silmuse märkijad ära. Niiviisi ja voila. Teab siin, mina mul mingisugune jama tekkinud. Ja müts on valmis. Tuleb, mul on siin lõdvalt jäänud need keskkohad, triibud on näha. Ma loodan, et ma saan pesus selle korda ja mütsid ots jääb selline siis kokku võetud. Nii ongi sul enda tehtud müts. Niiviisi see müts siis, no pestes ta läheb veel suuremaks, aga kui teda pesta, siis tuleks ta mitte rippuma panna, vaid laiali laotada ja lasta niimoodi kuivada ja mütsi
kõrgus siis on, ütleme 22 sentimeetrit siin praegu. Pestes ta muidugi läheb laiemaks. Nii, eestäär on 25-50 sentimeetrit, see muidugi venib, ongi hea, sest hoiab ilusti vastu pead. Selline kevadsuvine, sügiskevadine müts, ütleme niimoodi. Aga nüüd muidugi on lõnga meil palju järgi jäänud, et lõnga sai ju ostetud 150 grammi, kui sa ostsid nii palju. Siis saab teha ka salli sinna, torusalli sinna juurde. Mina teen siis number 5 sukavarrastega. Alguses on vaja üles luua 84 silma. Siis koon 84 silma võtan vardale, siis koon ühe ringi parempidi, siis koon jälle seda mustrit, mis sai tehtud siia mütsi alla äärdegi. 4 ringi koon seda ja siis koon 2 rida parempidi, siis jälle 4 ringi seda mustrit, 1 parempidi, 1 pahempidi. Ja niimoodi ma jätkan seda kuni 18 sentimeetrit ja lõpetan siis nii, et 4 on seda pärlkoes, 1 parempidi, 1 pahempidi. Ja silmused tuleb maha kududa, lõpetada samamoodi 1 parempidi ja 1 pahempidi. Aga siis teeme. Korjame selle muulaga eest ära ja teeme. Nii, torusalli jaoks siis on vaja luua ülesse 84 silma. Kui sul on ringvardad, siis koo nendega on tunduvalt lihtsam kui sukavarrastega. Kerge on kududa ühesõnaga. Loo ülesse siis 84 silma. Ja koo 1 ring parempidi. 1 ring on parempidine ring on kootud. Ja järgmine ring siis tuleb 1 parempidi, 1 pahempidi. Esimest silmust kokku tõmmata. Ja siia siis võib panna selle silmuse märki ja kuigi ega sellel erilist mõtet ei ole, sest see lõnga saba näitab juba niigi, kus see lõng algab või rida algab ja lõpeb. Ja nüüd siis on pärlkude. Pärlkude oli siis 1 parempidi, teine pahempidi, jälle parempidi, jälle pahempidi. Nii, ja niimoodi terve rida 1 parempidi, 1 pahempidi. Nii, ja järgmisel real siis on niimoodi, et kus ennem kudusid siin parempidise, siis koos seal pahempidise. Ja niimoodi 4 rida või ringi, vahet ei ole. Parempidi ja pahempidi. Nii, see ring on parempidi pahempidi tehtud. Järgmisel ringil siis, kus oli parempidine silm, seal on pahempidine, esimene oli parempidi, nüüd teen siia pahempidi, alustan,
siin pahempidi, siin oli parempidi, nüüd tuleb siia pahempidi, pahempidi, parempidi, pahempidi, parempidi, pahempidi. Nii. Niimoodi, kus oli ennem parempidi, sinna koon nüüd pahempidi ja pahempidise peale parempidi. Ja niimoodi koon ma siis 4 rida. Pärast seda teen 2 parempidi rida ja uuesti 4 rida parempidi, pahempidi, pärlkudet 4 rida. Jälle 2 parempidi rida ja niimoodi, kuni selle salli kõrgus on umbes 18 sentimeetrit, või kui kõrget salli tahad. Aga arvestada tuleb, ühesõnaga ilus jääb siis, kui viimased 4 rida on pärlkoes. Nii, kootud on 18 sentimeetrit minul, aga see ei tähenda, et sina pead 18 tegema, võid rohkem teha. Lihtsalt ma oleks võinud ka teha rohkem. Aga minu arust sellest on piisav. Ja nüüd siis tuleb silmad maha võtta. Mahavõtmine on siis nii, et parempidise silma koon parempidi maha ja pahempidise silma koon pahempidi maha. Või parempidi silm siis parempidi ja pahempidi pahempidi. Nii, parempidi 2 silma kokku. Nii, lõng ettepoole, sest nüüd tuleb pahempidi. Panen selle lõnga siia vardale tagasi. Natukene pingutan seda siin. Ja nüüd koon pahempidi läbi. 2 kokku. Niiviisi. Viin lõnga varda taha, siis see on parempidi silm tuleb nüüd. Nii. Ja 2 kokku. Siin tuleb vaadata, et seda natukene pingutada, muidu jääb väga lõdva. Toon jälle siia ette. Ja selle lõnga siia vardale tagasi. Ja koon need 2 pahempidi kokku. Viin lõnga sinna taha. Silma vardale ja koon 2 parempidi kokku. Nüüd on pahempidi silm järgmine siin. Toon lõnga siia ette. Panen tagasi vardale ja koon need 2 tükki kokku. Viin lõnga varda taha. Panen selle silma siia vardale tagasi ja koon need 2 tükki kokku. Lõnga siia ette. Ja pahempidi 2 kokku. Lõng taha, silmus vardale tagasi ja 2 parempidi kokku. Lõng varda ette, silmus tagasi sinna vardale ja 2 pahempidi kokku. Kaks parempidi kokku, 2 pahempidi kokku. Natukene kokku hoida, et ta väga venima ei jääks. Nii, parempidi kokku, lõng varda ette, silmus tagasi sinna vardale ja 2 pahempidi kokku. Lõng taha, silmus vardale, 2 parempidi kokku. Lõng ette, silmus vardale ja 2 pahempidi kokku. Lõng varda taha, silmus vardale, 2 parempidi kokku. Lõng ette, silmus vardale, 2 pahempidi kokku. Lõng taha, silmus vardale, 2 parempidi kokku. Lõng ette, silmus vardale ja 2 pahempidi kokku.
ja niimoodi siis kuni lõpuni välja. nii, kui sa oled nüüd jõudnud siia rea lõpuni, 2 viimast on kokku võetud, siin on üks ainukene silm jäänud, siis võtad siit silmast veel ühe korra, tood läbi ja tõmbad niimoodi kokku, jätad pikema otsa, sest siin on seda õmmelda vaja. No, otsad sisse on vaja õmmelda. Lõikad lõnga katki. Kui sul on silmuse märk ja siis võtad selle välja. Vada eest. Ja nüüd on need valmis kootud. Nii sall kui müts. Järgmine on siis vaja silmad ära peita. Ja see jääb siin selline, on vaja korda teha. Ei jäta ju niimoodi seda äärt. Nõela siia. Suure silmaga nõela. Lõnga sinna taha. Nii on näha, kui nad pidid kanda tahad, see on nagu parem pool, see on pahem pool. Parempidised silmad annavad teada, mis on parem pool. Siin sellel teisel ei saa suurt. Rips või sellel pärlkoel pole vahet, kumb on parem pool. Võtad selle, paned siit esimesest silmast niimoodi läbi. Tõmbad selle ääre ilusti kokku. Niimoodi, et ilus jääks. Nüüd pahemal poole tood lõnga. Siit siia ühe sõlme, et ta hargnema ei hakkaks. Niimoodi. Üks sõlm niimoodi. Ja siis peidad selle niidi või lõnga otsa siia taha ära ilusti lõnga sisse. Pikalt kui võimalik. Ja niimoodi, et paremat poolt näha ei jää, et sa oled lõnga läbi rebinud. Vot. Mis on selle. Lõikad ära ja venitad sinna sisse. Teine ots on siin veel alustuse kohas. See tuleb samuti ära peita. Kõigepealt tuleb viia tahapoole, pahemale poole. Siia ei ole mingit sõlme vaja teha. Ja siia kuskile ära peituks siin tihedamalt, neid on. Nendest, mis siin pahempidi silma kõrgemad osad on, sealt vahet läbi panna, siis ta ei jää paremalt poolt paistma. Venitad. Ja selle otsa ära siit. Veel venitada. Nüüd ära, sall on valmis. Ja mütsi otsad me juba peitsime ära. Ja nüüd ongi niimoodi, et nüüd pesed seebiveega ära. Pigistad vee välja niimoodi. Ja siis paned kuskile tasasele pinnale ilusti kuivama.
mitte ei riputa kuskile, et laotad niimoodi laiali kuivama. kui on mingeid jamasid, nagu minul siin on vardakohad on jäänud näha, siis tuleb pingutada. siin on need silmad suuremaks jäänud, neid saab siin veel parajaks venitatud. et see kudumine on tegelikult nagu kõige lihtsam töö. pärast see, miks ta mul siin niimoodi on, see viimistlus pärast on palju suurem töö kui kudumine ongi. ta mul siin niimoodi on jäänud. silmad ja vahemalt poolt need asjad korda ajada. midagi on siin juhtunud mul. see kokkuvõtmise koht, seda on vaja mul parandada. kui on vaja, siis on vaja parandada. et selliseid asju tegema ei peaks, siis on vaja kohe hästi hoolikalt kududa. ma ei tea, ma ei näinud ka, et ta mul oleks niimoodi jäänud. selline suur vahe siin. vaatame, mis ma siin teha saan. ja korras ta ongi. rohkem ei ole kuskil. ei ole. ei tea jah.
need siis pesema ja kuivama ja siis on kevad käes kohe-kohe ja hea õhukesed kevadine müts ja kevadine sall. See sall, keerad niimoodi torus 2 korra ja või paned 1 korra. Aga uhke tunne, et ise midagi teinud ja valmis saanud. Niimoodi panen nad siis kuivama. Mina panin akna laua peale, kõige alla panin kile, panin valge rätiku siia peale ja laotasin need ilusti, sättisin vormi, enam-vähem kuju anda. Ega see pärast ei jää nagunii, aga et ilusam oleks alguses ikkagi. Ja las nad siis nüüd rõõmsasti kuivavad, nii kaua kui nad kuivavad. 1 ööpäeva vast ikka.